Tervist, Nõmme raadio toetajad! Mina olin ka Nõmme raadio toetaja kunagi. 10 aastat pidasin Nõmme raadiot üleval ja Margus Lepat. Aga mitte sellest ma ei tahtnud rääkida, et ega tänulikkust ei maksa nagu nii kunagi oodata. Et üks hea tuttav mul kunagi, Rein Sepp, omaaegne Eesti Tarbijate Keskühistu ETK juhatuse esimees, siis kui me veel koos Tartu Hoiu-laenuühistu oli alles alustanud ja Rein Sepp oli juhatuse esimees ja ETK-s ja oli ka Jaunus Murakas e-piimas. Me kolmekesi arutasime, kuidas Eesti Ühistu Panka teha ja Rein Sepp ütles, et ega reeta saavadki alati omad, reeta saavadki alati sõbrad, sest sõbrad omavad ju sinu kohta kõige rohkem infot ja sõpradelt sa ei oota seda. Nii et jah, mina ka 10 aastat hoidsin Nõmme raadiot üleval, aga päris paljud inimesed annetavad ka täna Nõmme raadiole ja ma soovitan vaadata äriregistri teabesüsteemist, et Nõmme raadio kohta on tehtud kustutamishoiatus, kuna netovara ei vasta seaduse nõuetele ja selle avaldamise märke lõpp on 1. mai, mis tähendab, et suur tõenäosus on, et kui neid asju korda ei tehta ja praegu ei ole tehtud, siis Nõmme raadio kustutatakse registrist. Ja miks see puutub ka Tartu Hoiu-laenuühistusse? Mäletate, ma rääkisin eelmises videos ja rääkisin ka Toomas Pauri raadiosaates, mis on YouTube'ist ka leitav, kuidas Margus Lepa juhitud Ruunimaja OÜ, mis sisuliselt 3 aasta jooksul pistis taskusse Tartu Hoiu-laenuühistule kuuluma pidanud maksed. Me käisime kohtus selle üle, kohtus võitsime, aga see ei toonud tagasi paraku de facto neid makseid, et need on nagu pankrottihalduri, Ruunimaja pankrottihalduri välja nõuda. Eelmine pankrottihaldur venitas, nüüd on uus määratud ja nüüd mul on kuri kahtlus, et kui Margus Lepa laseb Nõmme raadio ära kustuda pahatahtlikult, siis Tartu Hoiu-laenuühistu uuel juhtkonnal, kui üldkoosolek selle kinnitab, või juhul, kui Tartu Hoiu-laenuühistu peaks pankrotti minema, siis pankrotihalduril on suhteliselt keeruline tagasi võita siis neid summasid, mida Margus Lepa oma juhitud Ruunimaja alt kandis Nõmme raadiole. Suure tõenäosusega alusetult, mis alust seal olla saigi, et kas siis Ruunimaja tellis Nõmme raadiolt reklaami või lubage naerda, et miks peaks päikeseelektrienergiaga tootev siis firma tellima Nõmme raadiost reklaami, aga sellepärast väike rohkem paistma ei hakka ja toodangut rohkem ei tule, nii et need on nagunii fiktiivsed arved, kui need sellisel kujul ka nagu seal on tehtud või mingit juhtimisteenust, just kui oleks Margus Lepa pakkunud Nõmme raadio alt Ruunimajale, lubage naerda jällegi suure häälega. Nii et head Nõmme raadio toetajad, eelmine video sai kriitikat, et ma palusin Margus Lepale ka helistada, et Lepa ei pidavat saama rääkida. Ma ise ei ole näinud, kas saab rääkida või ei saa, eks ta suur näitleja on, eks ta oskab neid asju ka ju niimoodi esitada, et kuidas närv ei tööta hästi. Ei taha küll kuidagi niimoodi mõnitada, aga kirjutada saab inimene kindlasti, sest Facebookis teeb ta postitusi, nii et tead toetajad, kirjutage Margus Lepale ja küsige, mis värk on, et kas ta kavatseb esitada dokumendid selleks, et Nõmme raadio ära ei kustuks registrist ja et teie toetused tühja ei läheks.